Mina olen Eerik Mäekivi, olen Keila SOS Lasteküla sotsiaaltöötaja ja olen siin töötanud umbes 13,5 aastat. Mina olen Janeli ja olen SOS Lasteküla Raplamaa programmis sotsiaaltöötaja ja SOS-is olen töötanud veidi üle 3 aasta. Minu töö eesmärk hästi lihtsalt öeldes on olemas olla. Peamiselt just perevanematele ja nende abilistele, et nemad saaksid keskenduda laste kasvatamisele. Ja samuti olen ma olemas lastele ja noortele, ehk siis neil on see teadmine, et nad võivad alati minu poole pöörduda nii mure kui rõõmuga. Töötamine Lastekülas on mul õpetanud eelkõige kuulamist ja ma arvan, et ma olen õppinud inimesi kuulama, ilma et ma annaks mingisugust hinnangut. Kindlasti on õpetanud seda, et ükskõik mis olukord on, alati tuleb jääda rahulikuks. SOS-is töötamine minu jaoks tähendab olla üks osa suurest perekonnast. Ja selle perekonna fookuses on lapsed ja nende heaolu. Tööpäevad võivad välja näha sellised, et mõni päev teeme kontoris tööd, vastame telefonile, e-mailile, teeme paberitööd. Samas kui mõni teine päev ei jõua arvuti lähedalegi. Oleme kas peremajas, mõne lapsega külast väljas asju ajamas, koolitustel ja vahest teeme ka kodukontorit. Sellised väiksed asjad, kui sa näed, et lastel läheb hästi, siis need on need, mis rõõmu teevad. Minu jaoks aitab keeruliste olukordadega tööl toime tulla kõva häälega väljarääkimine. Ja väljarääkimine just teistele sotsiaaltöötajatele, programmijuhile, et tihtipeale sellest isegi aitab. Samuti toetab mind teadmine, et mulle on võimaldatud tugi, kui ma peaksin seda vajama. Meil on erinevad koolitused, supervisioon, samuti saame minna psühholoogi juurde. Oma tööd soovitaksin ma inimesele, kellel on valdkonda toetav haridus. Varasem töökogemus tuleb ka kasuks. Minu hinnangul peaks olema võib-olla keskmisest suurema empaatiavõimega, küllaltki hea läbirääkimisoskustega. Kasuks tuleb ka see, kui sa oskad kriitiliselt mõelda, arutleda, analüüsida ja tegelikult suureks plussiks on see, kui sa oled meeskonnamängija.